No tere hommikust, kullakesed. Teie olete juba oma kohal. Teie olete juba nagu väiksed päkapikud. Tupsununnud. Süüa ka tahate või? Süüa? Süüa? Mul ei ole koertele täna midagi muud kui lihtsalt krõbinad. Ja no, kas saab veel aeglasemalt tulla või? Kas saab tulla aeglasemalt sööma? No tule sööma nüüd. Ega ise ka ei tahaks. No siis söövad maal konservi. No seda natuke ikka sööb. Nii. Soovin avada 4. Vaata 5. mind pole, siis on kõige suuremad vendikalendris. Kas ma võin siis selle avada? Ei, me avame selle järgi. Koos maal. Multifunction moisturizer. See on väga hea kreem, kusjuures. Jep. Nii, kas kõigil on asjad kaasas, hambaharjad kaasas, ujumisriided kaasas, restoraniriided kaasas? Ja mul on valge seelik ja valge kampsud. Okei, aga let's go. Let's go. Ainult tund aega hiljem ja juba me hakkamegi startima. Auto on nii must, kui me lähme, võtame issi peale, siis äkki lähme kuskilt pesulast läbi. Ei kujuta ette, kui hea on olla inimese moodi rühmad värvitud. Aga igal juhul meie seiklus nüüd algab. Kõigepealt meil selgub, kas me peame minema Tallinnast läbi, sest issi läks juba hommikul teise autoga hooldusesse. Ja kas ma saan äkki oma pohohetke jõulupärjad veel kätte ja kas me üldse viitsime Tallinna kodu minna? Paul ei ole meil väga suur autosõidusõber. Aga ühesõnaga, suur plaan on siis esmalt jõuda maale ja siis jõuda Tartusse. Kiisust võllutamise hetk ka tuli puges mulle küll. Kiisu tahab hellust. Jaa. Tere mu kullakesed. Oi. Teid ma olen ikotsenud. Kullakesed, tšau. Tšau, tule siia mergukene. Tule sina ka siia. Oi. Kullakene. Sa tupsu. Nad lõhnavad ikka nii hästi. Mul on jänku lõhna. Keegi võiks siukse parfüümi teha. Vaata, kuidas ta juba sinna. Ma panen talle siia seda maiust. Talle meeldib siit. Võta siit. Palun. Võta seda väikest jurakat. Lihtsalt, ma näitan. Miks on jänes? Oota, sa kukud kullake. Miks on jänes üli? Pompei helistab. Nii, et ma tahan näidata, miks on jänesed. Oi, andeks mergu. Miks on jänesed nagu ülipuhtad loomad? Vaadake, see on nüüd olnud meil 3 päeva, on ju. See on lihtsalt siuke kerge segadus. Ja kõik, mida nad siis nagu pissivad ja kakavad, teevad ainult ühte kohta. Ja teevad sinna, kuhu sa paned neile nagu heina. Nii et ma olen ülimalt positiivselt ülimalt positiivselt üllatunud, kui lihtne on see jäneste värk. Ja lisaks sellele nende see piss ja kaka üldse ei haise. Et kõik on selline nagu heinalõhn või ma ei oskagi öelda. Nii et kes tõesti nagu mõtleb, et millist looma võtta, et ta sobiks näiteks korterisse, siis mulle tundub, et jänes sobib väga hästi korterisse. Okei, ma nagu üldiselt öeldakse, et korterisse ei tohi ühtegi looma võtta, aga ma ei tea. Minu arust, kui see jänku saab väljas käia, ta ilusti pissib ja kakab nagu ühte kohta. Tegelikult ma saan aru, et mingi nipp on see, et sa paned nagu selle kassi WC nii-öelda ja sinna paned selle heina sisse ja siis ta käibki ainult seal. Meil on lihtsalt siin selline nurk kujunenud, et ma ei tea, võtke oma lastele palun jänesed. Lõhkasin, mis asi juua.
miks sul keelab? Niisugust veepudelit on vaja. No nii, säde. See on jänkudele. Ma annan jänkudele süüa. Ja kes seda sööb? Loomulikult säde. Musikene. Joo, said oma jänkud kätte. Kuhu sa lähed sellega nüüd? Säde võttis kõik jäneste õuna ära. Ma ei tea, ma pean kõigepealt vaatama ChatGPT käest, kas tohib üldse anda jänestele õuna. Nii, nüüd jänkudega on korras ja nüüd lähme võtame usse ja lähme vaatame, saame tuttavaks uute kanadega. Banaanikastid, need tuleb panna kõik ära, sest et need on jänkude WC või ma ei tea, heinasöömiskoht. Nii. Otsa on uinud. Tere! Oi. Ma panen neile põhku ka põhja juurde, äkki tulevad välja. Tere! Tere! Oota, need on nii pisikesed, need jaapanlased. Ja need on nii suured siberlased. See Villu ongi täpselt, Villu vaatab. Villu on keskmine. Villu vaatab, mis happening. Kuulge, tulge siia, tulge õue. On Villu. Ahah, näed. Meie oma, ei, Elisabetiga. Mis see on nüüd? Kanaboks, kujutas sa ette? Jah. See peaks saa seda ruppu. No, pange tuli põlema. Tuli põlema. Nii, nunnu väike majake, sealt käib. No nii, meie pesake. No väga nunnu väike apartmentike. Meil on terve oma maja. Hea on magada. Ma saan selle parema magamistoa. Vaata, milline ahjuke. Ja vana ahi. MS-i magamistuba. No näed, kui ilus on, kui sedasi on peegel. Ja saad samal ajal olla asjalik töökas juba hommikul, luua sisu. Igal juhul on väga tore olla jälle natukene inimese moodi. Mitu päeva ma nüüd olin selles pidžaamas. Et see on päris väsitav. Et mulle ikkagi meeldib rohkem olla inimene. Väga imelik on sedasi meiki teha, et sa vaatad peeglist ennast või sellest telefonist ikkagi peab nagu vaatama siit kõrvalt. Inimene õpib kogu aeg midagi. Oota, sulle pritsis peal, ma foundationit natuke siia. Igal juhul ma tulen selle outfitiga. Jah, see on väga ilus, ma tulen seda. Sa oled nagu just ja ma olen valge. Maril on siis last meal. Ma tean, millal sa jälle normaalselt süüa saad, sest et Maril on, ma võin siis kirjeldada, mis sulle tehakse homme. No, ma ise ei tea. Maril on nina vaheseina täielik väljavahetamine. Nii et tal võetakse roidest võetakse tükk ja ehitatakse siis sellest uus nina sisemus. Ja ilmselt siis midagi tehakse. Nöpsnina, saad nöpsnina omale. Nii et 2 nädalat pärast seda ei tohi kooli minna ja 6 aega ei tohi trenni teha, aga Mari ei tee trenni. Ma peaks natuke väiksem marja võtma, sest issil on hambad nii suured. Ei mahu see suur viinamari mahu. Nii, proovime. Meil on 1, 2, 3 ja siis viskame. 1, 2, 3. Jah, täpselt. 1, 2, 3. Super! Nii, meie jõudsime Mariga rõõmsalt kahekesi Raekoja platsile ja ütle mulle, kuidas on võimalik, et venna unustas jope maha? Ta arvas, see on autos ja te olete nõmedate vastu olnud. Uisutada! No näed. Oh my god, kuule, sa aga sina taha. peaksid ära uisutama see aasta, sa ei saagi.
nii palju suurem kui Tallinnas. siin on nagu nunnu kuidagi, siuke nunnu vibe. Natuke teine. No ütleme Tartu vibe. Tartu vibe. Siia tohib või? Mis majas on? Raekoja, mis sa ma ei teagi. Suvel või sellest talvel rohkem võimalust ei tule, nii et näitama poognad ette. Ma ei oska üldse. Tubli ju. Ma päriselt, ma ei oska, unustasin ära ja mul on valusad jalad. Doktor Eller käskis viljeleda säästvat režiimi. Ma uisutan väga säästlikult. Ma päris, I'm so bad. Ma ei oska, ma niiviisi tagasi. Mina pean praegu olema ettevaatlik, ma ei saa siin väga vedada. Nii et sa pead ise hakkama saama. Ma saan ainult seda ühte sammu teha. Siis on turvaline. Ma ei oska üldse. Muidu ma oskan edaspidi, tagaspidi, poognaid, piruette, kõike. Lihtsalt ma tulin just operatsioonilt. No nii, Mari. Ma ei taha enam. Mul on nii raske. Teeme ühe ringi koos. Vennad oli ka. Vaata venna. Venna näeb väga hea välja. Kus ta jope on? Venna näeb kõige kuulim. Kuule, teate mis või? Ei, see on Kadri. Aga venna näeb täpselt välja nagu Tartus lohistatakse salli. Või noh, siuke väljend on. Nii, aga olgu, lähme, teeme ühe ringi ja siis on kõik, siis ma annan vennale oma uisud. Nii, poja, ma annan sulle enda omad. Vabandust, ma uisutasin hästi ettevaatlikult. Nii, andke mu saapad. Tüdrukile ma viin homme õpile. Mulle meeldib Pauli outfit. Ma võin rääkida, mis juhtus. Paul unustas jope kaasa võtta, istus autosse dresside väel. Õnneks oli pagasnikus üks minu kasukas. Väikene sall kiiresti poest ja me lihtsalt ütleme, et me arvame, et täna on Kadripäev. Selle väljendi nimi on nagu kitsed libedal jääb. Teed nagu V-tähti all, vaata. Meie lapsed. Oh. Ei tea veel või? No ega need on sulle nii väiksed. See on väga hirmus. Aga lähme siis parem glögi jooma. Lähme võtame glögi. Sa näed nii nunnu välja. Lutsuglögi Vana-Tallinnaga, meie võtame. Mina soovin. Keegi võtab, mina võtan, äkki Paul, kas sa tahad glögi või sa tahad kakaod? Mina võtan lihtsalt selle lutsuglögi. Ilma Vana-Tallinnata. Võta roosat midagi. Siuke? No väga nunnu. Või siis siin on siuke. Võtame selle. Nii, tere. Palun üks lutsuglögi, siis üks lutsuglögi. Sa soovid Vana-Tallinnaga musi või? Oi, vaata, mis nüüd. Pauli. Vahukommid. Kui äge. Kindakarvad on kõik suur. Kallis jõuluvana, palun too mulle need asjad, mis siia on kleebitud. Airfryer. Päriselt. Mina sain täna teada, et mõni tüünuk unistab kirstust, sellest lumekirstust garaaži. Tunnete, on teil natukene jõulu? Ei või? On küll. No 10 pallisüsteemis. 100. Natuke lund, siis on 101. No mul on ikkagi 6. Mul ikkagi on. Aitab. 7,25 jälle. Selge, väga hea. Temal on 6 ja Eestil on 7. Väga äge. Ongi siin. Jah. Väga ilus. Tere!
okei, siin on täpselt selline menüü, et sa pead võtma hästi palju väikseid asju. Nii et me proovime siit erinevaid juustusid, kindlasti tartarri. Nii et balsamico di Modena 10 aastat või 25 aastat. Kas me võime lubada endale 10 aastas? Kaugelt midagi meile pärast. Ma ei tea isegi. Näed, ja siin ongi kohe soovitus ja ka roogasid laudkonnas, nii et väga lihtne. Suurele pojale üks pilt ja... Kuidas see Coca-Cola maitseb? Vennaga ei löönud kokku või? Sorry, bro. Tervislikud valikud. Oh my god, kõik on nii hea. Seda juustu nad teevad siin ise. Kella 3-ks oli valmis või? 6 vist. Menüüs on kirjas, et kella 6-ks iga päev valmistatakse seda värsket juustu. Ja see on nii hea. Mega hea. Super hea. 2 päeva vana Mäki või Rappi, see oli nii hea. Et mitu lihapalli on minu taldrikul? Mina pakkusin, et 3. Ma panin 4. Ma ütlesin, et 5. Mulle jäi siis 2 või 6 või? Sul on valik kas 2 või 6? Ma tegelikult arvan, et 3. Ma Aga tean, nad ei et luba üks mulle suur öelda. lihapall. Jaa. Aga ma lihtsalt ise paneks taldrikule 3. Ja lihapalle on 3. Kes võitis? Ise. Juhuu! Siis saab selle puhul ühe klaasi punast veini. Teise ma sain 3. ja Maris oli viimase. Nii. Tartu vaim on peale tulnud või? Mis te ütlesin? Paneme kogu seda Tartus käimist purki nüüd. Nii, aga tegelikult mis kell on juba? Kell on 20 minuti pärast 12. Mamma peab tegelikult magama minema sellepärast, et... Nopp homme. Nii et okei, ja tööd. Tšau.